tere! Kusjuures teate, kui naljakas. Teist korda on video tegemine palju keerulisem, kuna nüüd tahaks ju korralikumalt teha. Ma olen 3 korda alustanud. Aga kuna eelmine nädal keegi mulle kurja kirja ei saatnud minu video pärast, pigem sain ma väga positiivset tagasisidet teemal, et selline video on täitsa okei, siis ma kasutan teie lahked luba ja jätkan seda tüüpi videode tegemisega. Mis siis eelmisest nädalast kokku võiks võtta? Suur tänu kõigile nendele, kes oma töö mulle õigeaegselt ära esitasid, sest neid töid oli tore lugeda. Oli ka neid, kes pikemat tagasisidet palusid. Sinna ma kirjutasin kohe pikalt ja väga julgustaks teid need projekte ära ka proovima. Sest võtke nii, mis on kõige hullem, mis võib juhtuda, kui te oma projekti idee panete hooandjasse. Okei, te ei saa raha kokku, aga teil ei ole ühtegi raha kulu, sest te ei pea hooandjale maksma, kui raha kokku ei tule. Ja te saate suurepärase kogemuse ja te ei kaota tegelikult mitte midagi. Võib-olla mõned tunnid, mis te näete vaeva selle teksti ja asjade kokkupanekuga, aga ka see on väga hariv kogemus. Kui rääkida harimisest, siis ausalt öeldes oli väga selgelt aru saada, kes mu videot vaatasid ja kes otsustasid mitte vaadata. Ma ütlen ausalt, seekord ma kavatsen üle kontrollida, kes videot vaatavad ja punkti anda ainult neile. Kuidas ma seda teen? Hiljem saate teada. Kui räägime nüüd veidi vigadest, siis üks vigadest, mis kindlasti silma jäi, oli pealkiri. Te tahate panna sellist igavat, väga konkreetselt pealkirja, mida asi teeb. Jah, see on okei, kui te esitate kuhugi EAS-isse nii-öelda taotluse või midagi muud, aga hooandja on pigem selline kogukonna turunduslik, lõbusam koht vabamas vormis ja seal on tore, kui pealkiri on intrigeeriv. Näiteks siin, ja kindlasti võiks ta olla tegevusele kutsuv. Näiteks ma pakkusin siin ühele välja, et teeme nähtamatud loomad nähtavaks või siis aitame lastel avastada veealust maailma. Väga meeldis selline nimi, mis pakuti positiivsed mängukaardid. Selle puhul ma olen nõus isegi erandi tegema, et tegevusele kutsumine ei ole nii oluline, kuna tahaks ju kohe teada, mis need positiivsed mängukaardid on. Ja näiteks siin kunstiring Kultuurikeskuses Kaja, siis vähemalt kirjutage kunstiring täiskasvanutele Mustamäel. Sest esiteks see Kultuurikeskus Kaja ei ütle nii palju. Teiseks, kas on noortele või vanadele. Ja Mustamäe on hoopis laiem piirkond ja inimestele meeldib näha internetis enda kodukoha või piirkonnaga või kõige sellega seotud asju. Ning see kõnetab palju rohkem, kui te Mustamäe kirjutate. See koht, kus paljud mõõda panid, oli projekti aeg. 6 kuud ei saa hooandja projekt minu teada olla. 4 kuud peaks maksimum olema. Samuti väga paljud tahtsid ära lõpetada oma projekti 31. detsembril või 1. jaanuaril. See ei ole kindlasti hea aeg, kuna mõelge, mida inimesed teevad. Nad valmistuvad kas uueks aastaks, neil on mingid üritused ja isegi kui sellel aastal nüüd jäävad äkki uus aasta täielikult ära, ma ei tea veel. Aga isegi siis ikkagi see ei ole hea päev. Et kuskil 10. kuu alguses on alati parem või siis mõni oma sünnipäev, tähtpäev, nagu mõned olid ka väga uhkelt ära kasutanud. Nii, ja ma rääkisin eelmises videos ka, et tegelikult palgapäevadega arvestamine on selline üks nipp, mida tasub mõelda. Inimesed on peale palgapäeva tunduvalt lahkemad veidi raha välja käima kui enne palgapäeva. Nii, järgmine teema, auhinnad ja kingitused. Väga paljud lubasid, et me anname midagi tasuta. Tasuta tundub ju odav. Te ei taha ju inimesele anda tasuta, te tahate talle kinkida midagi toredat. Ehk siis hooandja projekti need auhinnad või asjad peaksid kindlasti algama pigem fraasiga, et kingime sulle tänutäheks. Ükskõik, tunniajase sukeldumiskursuse, võimaluse saada imearmas helkur mõne loomakujuga või mis iganes. Aga kingitus on see, mitte see, et tasuta. Samuti osad olid siin discounti välja pakkunud, aga seda üldjuhul ka ei loeta heaks tavaks.
et ikkagi peaksid need auhinnad olema sellised toredad tunnud kingitused. Nii, okei. Siis te olete väga lahked. 10 euroga lubada kotti, pluus ja rinnamärki. Te lähete miinusesse oma projektiga. Esiteks kott, pluus, rinnamärk maksavad, lisaks te peate ka välja nuputama, kuidas inimeseni see toimetada. Ehk siis 10 eurone kingitus hooandjas ei pea üldse olema midagi nii suurt ja uhket, et seal kõike maad ja taevast kokku lubada. Et sellepärast mäletate, me tegime aasta alguse poole, kui palju asjad maksavad kodutööd. Selle kodutöö eesmärk oligi teile anda mingi tunnetus, kui palju need asjad siis siin elus maksavad. Just, et ei satuks sellisesse olukorda, kus te teete laheda projekti, aga siis panete nii puusse, et lõpuks peate ise peale maksma. Ja valikut peab olema, mõni üritas teha, et teeb 3 auhinda täpselt sama sõnastusel. Iga kord natuke kauem. Nii ja naa, ma tean, ma tegin ise Laagri roboringis nii, aga see oli väga spetsiifiline projekt ja võib-olla see ei ole iga asja jaoks parim eeskuju. Ehk siis pigem pange erinevad asjad, et oleks selline midagi toredat igaühe jaoks. Nii, aga ma lubasin nüüd teha, et me kontrollime ka, et kes teist videot kuulavad. Ja nüüd tuleb esimene ülesanne videokuulajatele, mis ka töösse tuleb panna. Ja te võite töö algusesse ükskõik, kas te kirjutate paberile või note'i või kuhu iganes, kirjutage oma lemmikjäätise nimi. Lihtsalt, mis teie lemmikjäätis on. Ja kui teil ei ole lemmikjäätis, kirjutage ema, venna või kelle iganes lemmikjäätis ausalt. Mingi jäätise nimi. Nii. Aga lähme edasi sisuga. Tekst. Tekstid ei olnud pahad, muidugi te kirjutasite mulle ainult paar lõiku. Aga tekstis peaks kindlasti fookus olema sellel inimesel, keda te tahate toetama panna. Mina teen, minule on oluline. See kõik on armas, aga inimesed on väga enesekesksed. Miks see nende jaoks on oluline? Mida see hooandja või keegi võiks tahta? Nii, ma teen nüüd ühe väikese jalutustiiru, muidu ma jõuan liiga kiiresti kohale. Aga okei. Et mõelge alati, kui te niimoodi projekte teete, näidata, mis teil on suurem skoop, kuidas see inimene, et sa saad kas head karmat või sa saad teha head või sa saad mingi unikaalse plaadi raamatu omanikuks, saad kohtumisele autoriga, mis iganes. Mis see inimese jaoks on oluline. Aga olgu, lähme nüüd uue ülesande juurde. Ütleme, teie tööd ei olnud pahad, mõni oli väga hea, aga üldpilt oli Harju keskmine. Ja mul on kahtlane tunne, et te üritasite ikka teha seda kõige kiiremal meetodil. Ehk siis teete kiiresti ära, esitate ära ja elu on ilus. Aga mina olen selline kiuslik õpetaja, kes tahab, et te areneksite ja hariksite ja kõike muud. Ja seetõttu lähme see nädal veel hooandjaga edasi. Sest seal on õppida ka muud kui lihtsalt seda, et kuidas raha saab. Seal on võimalik õppida, kuidas tutvustada oma projekte teistele. Ja seal on häid õppematerjale ja seal on kehva õppematerjali. Ja selle kohta öeldakse good case practice ja bad case practice. Ehk me saame õppida nii headest näidetest, kui me saame õppida ka halbadest näidetest. Ja proovime siis täna õppida mõlemast. Esimene osa ülesandest ongi leida, vabandage, mul leht läks. Sai otsa, näete, mul on selline leht siin näpus. Leida hooandja lehelt kategooriast edukalt lõppenud projektid. Selleks, et te seda kategooriat näeksite, peate te kõigepealt klikkima avasta projekte ja siis seal paremal arvutivaates ja vist hooandjal ei olnudki head veebivaadet. On edukalt lõppenud kategooria. Klikkige sinna peale, brausige. Püüdke mitte minna jälle selle miinimumprogrammi järgi, et esimene asi ja püüan kirjutada. Püüdke leida tõesti projekt, mis teid kõnetab. Ning siis pange kirja link. Kui te kirjutate oma vastuseid paberile, siis te võite selle lingi mulle ka Google Classroomi kommentaaridesse visata. Aga ma tahaks linke, et ma saaks vaadata, kui mõni asi huvi hakkab tekitama.
eks ma jälgin neid projekte seal niikuinii, aga jah, aga pange link ja siis pange 5 asja, mis teie meelest selle projekti eriti heaks teeb. Ükskõik, kas seal on pealkirja sõnastus, kas seal on väga nunnud need toetuskingitused, kas seal on, ma ei tea, video on selline, et tahaks kohe edasi jagada või mida iganes. Et mis selle projekti heaks on teinud. Aga ja kirjutage põhjendusi, ärge pange mulle lihtsalt ühte lauset ja mina peaks mõistatama, et oot, miks ma arvan, et see on nüüd hea. Et selgitage ära, et selline pealkiri, kas ta kõnetab teid, kas see tundub inimestele, auhinnad, miks need head on, mis seal tundus. Nii, ja nüüd me teeme teise vahekontrolli küsimuse siin videos ja nüüd kirjutage vahepeal sinna oma lemmikjäätise taha. Ligikaudne aeg, millal te viimati seda jäätist sõite. Nädal tagasi, päev tagasi, kuu tagasi. Ei ole kunagi söönud seda jäätist, kuna te mõtlesite selle välja. Mis iganes, see on lihtsalt, ma ei hinda teie lemmikjäätise sorti. Selle eesmärk on lihtsalt vaadata, kas te seda videot ka vaatasite. Nii. Ja siis teine ülesanne on nii-öelda bad case õppimine ehk halvast näitest õppimine. Muidugi kahjuks neid mitteedukalt lõppenud projekte ei ole hooandjal eraldi kategoorias. Aga te saate vaadata neid projekte, mis praegu on olemas. Oodake, ma vaatan, see kaotas mul fookus ära. Ja, te saate vaadata neid projekte, mis hetkel on olemas. Ja vaadake mõni projekt, mis teile tundub, et võiks palju paremini üles pandud olla. Et ükskõik sõnastus, toetussumma, tähtajad, mis iganes. Ja leidke see kõige kehvem projekt praegu üleval olevate projektide juures. Pange samuti mulle link ja siis lisaks lingile kirjutage 5 asja, mida te soovitaksite projekti ülespanijal parandada oma projektis, et äkki oleks edukam. Ma tean, teil on see tunnetuslik asi, et ei ole kuskil ideaalse hooandja projekti nagu listi. Te peate nüüd minu 2 tunni jutust kokku panema need mõtted, võib-olla ka ise mõtlema, kas ma toetaksin, kas ma ei toetaks, miks ma ei toetaks ja kõik selle kirja panema. Ja siis, kui see kõik on tehtud, siis kindlasti esitage mulle palun oma tööd Google Classroomi ja ärge unustage töönin nuppu siis vajutamas, sest seda kirjavahetust on mul ka parasjagu, et oi, vabandust, ei vajutanud nuppu. Nii, aga enne kui ma lõpuni lõpetan video, siis kuna me sellel aastal enam ei kohtu, siis ma annaks ühe mõtte teile. Ma tean, ma mäletan ennast gümnaasiumis ja seltsitegevus oli kindlasti aktiivsem kui praeguses eas. Ja ma saan teilt kogu aeg sõnumeid ja kirju, et oi, mul oli eile nii kiire, et ma ei jõudnud midagi ära teha. Või saan ma SMS-e, kus kell 11 õhtul, et ma ei jõua enne kella 1 koju, kas ma siis võin vajutada töönin nuppu. Ma olen siiani lubanud, aga see ei ole õige, sest need koolid ei pandud mitte selleks kinni, et teid kiusata, vaid need koolid pandi kinni praegu ikkagi selleks, et kontaktide hulka vähendada. Ja sellest asjast ei ole kasu, kui te käite ringi. Ja eriti ohtlik on see praegu. Umbes 10 päeva pärast on perekondlikud jõulud meil kõigil paljudel vähemalt. Ja te olete selles eas, et teie kui haigeks jääte, siis te ei tea, kas te olete haigeks jäänud või ei ole. Aga te olete ikkagi nakkusohtlikud. Ja te võite olla väga ohtlikud oma vanaemade ja vanaisade jaoks. Seetõttu on praegu palve. Palun, olge kodus. Vältige kontakte. Et istuge TikTokis, istuge YouTube'is, tehke omavahel videochatte, mis iganes. Aga püüdke oma kontaktid miinimumini hoida lihtsalt oma vanavanemate pärast. Et me kõik tahaks ju toredaid jõule ja me ei tahaks ka peale jõule mõelda, et äkki oleks saanud teistmoodi teha ja keegi ei jää haigeks. On ju? Ma tean, ma olen nagu must rong, kes seda õnnetust kuulutab. Aga mul on tunne, et seda ei räägita piisavalt palju. Aga teile ma soovin küll häid jõule.
toredat uut aastat, kui ei saa päriselt teha, tehke Zoomis sõpradega üks mõnus olemine. Et kui isegi ma ise suudan siin Zoomis pidusi teha, siis teie olete ju digiajal üles kasvanud. Pole probleemi üks Zoomi tähistamine teha. Ja hoidke ennast, hoidke oma lähedasi ja eks me siis uuel aastal jälle kohtume. On ju? Aga kõike paremat ja tšau teile!